tere, Katrin on ka mul siin abiks, lehvita Katrin. Ja, et ega meil nüüd siin mingisugust ettekannet ei ole, et üritusest kõik on juba teadlikud. Ma arvan, et tuletan lihtsalt meelde, et kes veel pole registreerinud, palun tehke seda enne 25. nädala lõpuks siis. Ja isegi need, kes kohale ei tule, aga soovivad ikkagi veebis jälgida üritust, palun registreeruge ka, et muidu me ei saada ju teile linki ja me ei tea, kui palju neid vaatajaid peaks olema. Et siis me pingutame natuke rohkem jällegi, et kui me teame, et te seal olemas olete. Kui palju on kohale tulijaid? Ja praegu on kõigi esinejatega kokku 61. Ja veebi on registreerunud 12. Nii et võib veel ennast kirja panna. Kui on kohe mõni küsimus, et keegi on äkki mõelnud ja oodanud seda momenti, et saab küsida, siis võib kohe küsida ka. Tore on kõiki näha või selles suhtes, et see on nii tore, et varsti saab päriselt näha ja koos ette võtta asju. Kas teil on selgunud nüüd, kui on need ekskursioonid esimesel päeval, et kas on mingisugune punkt või kellaaeg, kust koos minnakse ühte või teise linna või veel see on täitsa teisejärguline? See on suht selge, et me oleme viimasesse programmi panime enda arust kirja ka, et oleneb ekskursioonist, et Köökenhofi ekskursioon algab kõigepealt, see algab siis kell 1, aga lennujaamast, need, kes ennast sinna kirja panid, Amsterdam ja Rotterdam algavad siis vastava linna keskraudteejaamast. Et kes läheb Rotterdami ekskursioonile, peab siis ise kuidagi vaatama, et kuidas ta sinna Rotterdami kohale jõuab. Eks võib küsida ja me oleme kõik nagu info umbes kirja pannud, kuidas saab Amsterdamist rongiga Rotterdami. Et siis keskraudteejaamast algab ekskursioon ja Haagiga on sama. Ja Amsterdam ja Rotterdam algavad kell 3 ja Haag hakkab kell 4. Ma eeldan, et hotelli saab kohvri ära panna enne. Ma vaatasin, et need toad vähemalt selles hotellis, mis see soodukas gruppi oma oli, et sisse saab kell 3. Et kas neil on mingi päevatuba, kuhu saab jätta alla korrusele? Seda pagasid saab nii või teisiti alati jätta hotelli. Ma võin muidugi küsida, et kas nad plaanivad meile näiteks mingit tube varem kätte anna, ma saan seda küsida. Aga pagasid saab alati jätta. Et ütleme niimoodi, et jah. Panen kirja meile. Mina küsin, kas Margit, minu rong tähendab nüüd olude sunnil jõuab täpselt sellisel ajal, et mul oli Rotterdami, aga ma äärmisel juhul saan ära vahetada Amsterdami, aga mu rong jõuab alles täpselt 15:00, nii et kui jääbki ära, pole midagi teha. Jõuad Rotterdami 15:00. Või Amsterdami tsentraali, nii et ühesõnaga olen ma kohvriga, aga võib-olla, aga kui jääb hiljaks Deutsche Bahn, siis lihtsalt loobun. Nii et, aga ma ei kirjuta, ma ei tee seal mingeid parandusi praegu. Aga rongipilet on mul, näitab, et Amsterdam jõuab 15:00. Aitäh. Mina tahtsin küsida, et siin on need majutused, siin on 3 erinevat varianti, aga et kuhu inimesed on ennast üldse kirja pannud, et võib-olla et oleks nagu parem või toredam, et kui on teised ka eestlased. Enamus on läinud sinna Holiday Inn ikkagi, Holiday Inn North Riverside, seal on ka kõik esinejad, on seal samas. Mu käest on küsitud hosteli kohta, aga ma ei tea, kas keegi on hostelit broneerinud. 3. hotelli kohta ei ole mulle laekunud ühtegi küsimust. Ja kas see hind on nüüd inimese kohta, mis siin kirjas on 115 € või see on toa kohta? See on niimoodi, et 115 € öö ja ühele ja 2 on sama hind, kuna neil ei ole nagu üheseid tube, neil on ainult 2 toad, et selles suhtes, et kui sa tahad üksilda olla toas, siis ta maksad lihtsalt rohkem.
okei, vot sellest me nagu ei saanud ise aru, et kuidas ta siin on mõeldud. ja see hotell on olnud üldse natukene väga arusaamatu natukene, et siis on täiesti arusaadav, et ei ole kohe väga arusaadav. Ma jagan muret, jagan. Ja neid tube on siis nagu veel üle siis? Ja tube on veel üle. On veel üle. Tube on veel üle. Et noh, meil on nagu ühte tuba oleks vaja, et mitte siin rohkem. Ja. Okei, aitäh. Ja. Ma tahaks korraks küsida, ma olen Monika, ma olen haige, ma ei taha pilti panna, et kas see reede õhtune üritus, et kas see kõik ka toimub seal Haagis, et mis oli algses programmis kirjas? Jaa, toimub ikka, jaa. Et meie näiteks jääme üldse siis sinna, kuna see on ju kell 7 alles, et siis me planeerisime jääda üldse sinna ööseks. Mitte sinna üritusele, vaid ikka, et võtsime seal öömaja. Jah. Okei, selge. Aitäh. Jah, veel küsimus. Igalt ühelt peaks olema üks küsimus vähemalt, siis oleks hästi kaetud. Ma küsin siis jälle edasi, et kaua see reede õhtune üritus siis umbes kestab, et me teaksime umbes arvestada, et kas 2-3 tundi või tund? No kell 7 on praegu alguskirjas, et kella 9-10 saab kindlasti läbi, et kuna toimub saatkonnas ja on ka ametihoone, et seal nagu suuremaks peoks kindlasti ei lähe. Et kella 10 oleme kõik väljas. Ja siis, kui ma juba hakkasin küsima, siis ma küsin, et kas sealt Haagis nüüd, kui me hommikul hakkame nüüd sõitma, et siis kindlasti on mingit transporti kuskile kohe Amsterdami? Ja, on küll, aga vara peab ärkama, ma arvan. No siis ärkame vara. Olgu selge. Aitäh, et siis me jõuame ikka õigeks ajaks kohale. Ja siis ma räägin jälle edasi, et pühapäeval, et mul on väga kahju, aga meie Pariisi koolist peame siis natuke varem ära minema, et me jõuaks normaalsel ajal ikkagi koju. Ma loodan, et sellest ei rullu, et ei taha küll niimoodi enne lõppu ära minna, aga kahjuks ei ole teist võimalust. Aru saada. Kui vara see vara on? Ma küsin. Meil läks kell 1 rong. Jah, et me kindlasti tuleme kohale, aga et siis me lahkume varem. Selge. Selge, aitäh teile. Kas ma võin veel küsida? Ja. See laupäevane programm, et seal toimuvad siis kõik need asjad, mis siin kirjas on, jah? Jah. Kui see, jah. Uuem programm, kui seda vaatad, siis praegu on need ma ei tea, kas on uuem või vanem, seda ma ei tea. Ja õhtu see etendus ja kõik nagu toimub. Kõik toimub. Isegi tutvumine ööeluga, mis see siis tähendab? See tegelikult nagu otsest sellist mingit kohta meil ei ole nagu kirja pandud, et kes tahab, see läheb ja kes ei taha, see läheb magama koju, eks ole, pikk päev on olnud ja nii edasi ja kes tahab, siis me võime öelda, kuhu minna ja mida teha. Okei, ja, et isegi koroonapiirangud lubavad meil ööelu nautida nüüd märtsikuus, et kõik kinni, aga kas, mis need piirangud seal siis hetkel on, et sain aru, et maski vist nagu ei peagi eniti kuskil enam kandma või? Ja, et alates 25. märtsist siis põhimõtteliselt polegi ühtegi piirangut enam, et nagu vanasti. Kõik lahtiolekuajad on nagu igaüks soovib, ööelu, teater, kohvikud, kõik on lahti. Koroonapassi pole vaja. Nagu enne, nagu pandeemiat polekski olnud põhimõtteliselt. Aga selles suhtes, et igaüks peab ise teadma, et ei pane ennast mingisse sellisesse riskiolukorda või ikka mõistuse piires, ma ütleks, mõistuse piires. Ma korraks küsin veel, et laupäevas need kõik, mis toimub, et sinna ei pea ennast kuidagi registreerima või ette teadma andma, et mida ma tulen kuulama või mida ei, et ei ole vaja. Tere, ma olen Marika Mägi. Ma koha peal ei tule, aga ma olen selle kaugühenduse kaudu, et millal meie selle lingi saame või millal üldse programmi, et mis seal üldse toimub, et ei ole nagu infot selle kohta üldse. No, me nüüd selle nädala jooksul paneme veel viimased muudatused ja detailid paika, nii palju kui teada on ja me saame,
et siis saadame uue programmi see nädal, aga muidugi see päris link, eks see tuleb paar päeva ennem üritust, ma arvan. Ja plaan on see, et me kanname loenguid lihtsalt üle samamoodi veebis, et me ei tee eraldi loenguid, kes tulevad veebis, aga et me kanname sama programmi üle nagu veebi teel, välja arvatud siis igasugused üritused, teater ja kontsert ja nii edasi. Ja olen ma ikka kirjas. Et kas ma ikka olen kirjas? Margit kohe vaatab. Kui sa täitsid vormi. Ikka vist täitsin, ma ei mäleta, aga ma pidin täitma vähemalt. Oled küll, näen. Oled kirjas. Ja väga tore, väga tore. Aitäh. Ja kes veel pole, saab veel panna. Jah. Nii. Minul on ka küsimus, et Anu Šaapar on Berliini Eesti koolist. Ma olen ka haige, sellest ma ei pane ekraani sisse. Et kas mingi esialgne programm on juba olemas ka, mida oleks võimalik näha juba enne registreerimist või ei ole? Aga see on olnud mitmes kohas, nii Eesti koolide mailinglistis kui Väleki grupis päris mitu korda üleval, et ma võin selle sinna uuesti panna, aga info on väga-väga ammu juba läinud. Oi, ma olen otsinud mitu korda ja ei ole kuidagi leidnud. Aitäh, ma püüan siis Margit, kas sa ei saa programmi siia, et äkki seda Zoomi kuidagi ei saa või? Ei, praegu ei saa niimoodi, aga me saadame see nädal meili teel kõikidele registreerunutele saadame info. Aga see, mis novembris saadeti enne siis projektitaotluste saatmist, et see on ka enam-vähem ikkagi sama, ajakava on sama, et võib-olla mõni esineja on muutunud seal vahepeal. Ajakava panime varasemaks. Aitäh. Jah, Anu, me saadame. Kui sa oled ka registreerunud hulgas, siis sa saad see nädal info. Veel ei ole, aga registreerun. Palun pane. Ja sama on siis Facebooki grupiga, kus registreerunud saavad omavahel tutvuda juba või natukene infot vahetada, küsida, et kus hotellis sa oled, et kas lähme ekskursioonile koos. Et sellest infot saab meie siis osalejate Facebooki grupis jagada ja arutada, aga sinna ma olen enamus inimesi kutsunud, need, kes on minu Facebooki sõbrad või meie organisaatorite Facebooki sõbrad ja kui keegi ei ole, aga tahaks olla seal grupis, siis võib meile otse kirjutada, et palun lisage mind sinna. Ja. Nii. Kas ma räägin natukene siis muust kavast ka üldiselt, et äkki tekib mõni küsimus vahepeal. Ühesõnaga, üritus algab siis reedel, 25. märtsil. Ma usun, et ma olen ise ka hommikust peale lennujaamas, siis Eestist tulevatele külalistele tulen vastu ja saadan nad ilusti linna poole ja teised, kes tulevad ka lennujaama, kas siis päeva jooksul või hommikul, et nendele saan ka vastu minna ja anda teile nii-öelda õige piletimasina reede hommikul ja reedel. Need, kes reedel lennujaama saabuvad, võivad minuga siis lennujaamas kohtuda ja panen teid õige rongi peale ja annan juhised kätte. Ja siis reedel edasi on siis ekskursioonid, millest juba rääkisime. Sinna natukene jääb, ütleme, liikumisruumi arvatavasti, et oleneb ju ilmast, et kõik ekskursioonid on õues. Et peame ise vaatama, kuidas keegi tunneb, aga ma arvan, et me ennem ekskursioone teeme ka väikese kas WhatsAppi grupi või mingisuguse grupi, kus siis need ekskursioonile tulijad saavad ka omavahel kokku leppida ja me saame teid kuidagi leida või informeerida siis nendest viimastest täpsustustest, et kui ilmaga midagi on või ühistranspordiga midagi toimub. Kui kaua see ekskursioon või kui kaua need kestavad, orienteerivad, et enne saatkonda minekut? 2 tundi keskmiselt. Oli nii? Okay. Teeme niimoodi, et 2 tundi on tegelikult maks, ma arvan. Sest ma arvan, et me tahtsime teha umbes niimoodi, et umbes 1,5 tundi ja siis võib-olla kui keegi tahab midagi süüa või midagi haarata, eks oleks nagu piisavalt aega. Aga eks me teeme seda kuidagi jooksvalt ekskursiooni ajal. Et tegelikult sinna vahele jääb 3 tundi, et
noh, et tegelikult oleks hea, kui te saaks nagu läbi käia hotellist ennem nagu rongi peale minekut ja siis me tegime niimoodi, et kell 6 hakkame liikuma Haagi nii Rotterdamist kui Amsterdamist. Keukenhofi kohta ma ei oska öelda. jah. Aga siis Amsterdamist on siis keegi, nagu öeldakse, juhtoinas, kes sealt hotellist viib siis need seltsimehed sinna või kuidas see on? Ütleme niimoodi, et seda peab vaatama, kas keegi hotellist ka läheb. Et praegust me leppisime niimoodi kokku, et kell 6 oleme siis seal rahvusjaama, rongijaama ees, et siis sealt koos minna. Kaks korda siis rongijaamas, jah? Kell 3 ja kell 6, jah? No jah, põhimõtteliselt see oleks kõige otstarbekam selles suhtes, jah. Et siis põhimõtteliselt ongi, et ekskursioonide grupid saavad oma juhendajaga minna Haagi ja Haagi saatkonda. Aga need, kes ei soovi ekskursioonile minna, et need siis peavad ise vaatama, kas nad tahavad omal käel liigelda Haagi ja Haagi saatkonda või siis liituvad selle ekskursioonigrupiga mingis punktis. Et me paneme need ajad ja kohad ka kirja, et kust siis hakatakse minema ja saab liituda. Kes on võib-olla hiljem tulnud ja jääb ekskursioonist ilma, et siis ta tuleb sinna rongijaama õigeks ajaks. Kas ma saaks korraks midagi küsida, et kui ma tahaksin näiteks minna sinna Keukenhofi, et kas see pilet on nüüd niimoodi mõeldud, et kas see on nagu grupile kuidagi odavam või näiteks kui ma näiteks äkki tahaksin juba neljapäeva õhtu sinna koha peale lennata, et kas ma siis pean ekstra minema sinna lennujaama, et kokku saada või ma võin juba ise sinna lilleaia juurde minna või kas ma ostan ise pileti või pean ootama, et teistega koos sinna minna? Võib ka omal käel minna ja käia selles mõttes, et kui inimesed tahavad, et need, kes on kirja pannud, ma eeldan, et nad tahavad siis ikkagi koos nii-öelda reisida. Ja ei ole nagu vahet, ei ole mingisugust grupipiletit ega midagi. See on ühe inimese hind. Margit ja Katrin, kuidas see süsteem tähendab, kui meil seal Kõlavöös olime, siis kes sealt teisest maalt tuli, kuidas see lautejaamas sealt see väljalaskmine on nendel, kuidas teil, kas need on, oli mingisuguste pilet, ühesõnaga seleta sellest veel, et kas see on nüüd muutunud või ei ole või koroona ajaga veel hullemaks läinud? Väljalaskmine. Väravad on ees, jah. Väravad on ees, jah. Aga mitte nii hull kui Pariisi metroo, et kui jääd sinna kinni, et sa oled ellu lõpuni vangis seal kuskil torude vahel. No seda ma tahangi seda teada, et see ehmatas nüüd juba paar aastat tagasi ära, et räägid. Ei, see on päris lihtne. Pileti paned vastu sinna ja siis lased ära läbi. Ühistranspordist vast äkki mainime ka seda, et iga kord peab piletit valideerima ja ka sõidu lõpetama. Et Eestis ei pea lõpetama, aga siin peab. Jah, et tšekkad sisse, tšekkad välja. Kui välja ei tšekka, siis raha läheb maha kaardilt. Jäta meelde. Paneme omale ka kirja. Pane jah, nagu sa ei teaks. Reedese päeva juures oleme veel, et siis õhtul on meil Haagis saatkonnas vastuvõtt koos väikeste ampsudega, natukene juua ja süüa ja kultuuriprogramm. Muusika meil. Kas on reede kohta küsimusi? Siis tuleb laupäev. Laupäeval on meil pikk päev. Kõik päevased ettekanded toimuvad Keskraamatukogus, mis on siis hästi lähedal Keskraudteejaamale Amsterdamist, et see on selline 5-7 minuti tee, et ei pea mõtlema trammi ega millegi peale, kui sa oled juba raudteejaama jõudnud. Just. Sealt saab kõndida. Aga seal Holiday hotellist või innist, jah? Jah. Sealt on niimoodi, et sa saad tulla jala või saad tulla metrooga. Ja kuni metroo peatuseni on umbes 600 meetrit, võtad metroo kuni raudteejaama ja siis kõnnid sealt veel 9 meetrit. Või siis kõnnid mingi 15 minutit sinna, kust läheb paat ja siis lähed paadiga üle
keskraudteejaama ja Paaton, see on ka praam, kestab mingi 2 minutit, sõidab üle ja siis oled ka raudteejaamas ja siis saad sealt kõndida. Ütleme niimoodi, et nad mõlemad on umbkaudu pool tundi minekut. Kas sinna näiteks Pariis, vabandust, segasin vahel, kas Pariisis see rong tulebki sinna keskraudteejaama ja? Jas, just, jas tuleb, jah. Jas tuleb, okei. Ma segasin vahele, vabandust. Oleme laupäeva juures siin. Laupäeval on meil siis teile esinejaid ja saab süüa ka, nii et registreerumisvormis oleme palunud kõikidel teada anda, kui neil on allergiad või toitumiseelistusi, et seda on meil ka vaja teada. Loodetavasti kõik on ennast sinna kirja pannud ja õhtul me siis pärast õhtusööki liigume koos väikestes gruppides ühistransporti kasutades liigume teatri kohta. Et see on nüüd siis jällegi teises kohas õhtul. See on ka umbes poole tunni tee, aga eks igal väikesel rühmal, mis trammi peale läheb, on oma juhendaja. Teine asi on see, et kes on nagu julged ja kes tahavad, eks ole. Te võite ka rentida mingi ratta, eks ole, mis on tavaline Amsterdamis liikumise vahend. Et kes on nagu sükst julgemad, tahavad ise seigelda, aga see nõuab nagu selles suhtes natuke nagu võib-olla julgust ja logistilist selles suhtes nagu oskust, et teada, kus olla ja kuhu minna. Aga iseenesest see on ka variant, et ei pea nagu kasutama ühistransport, et võid ka mingi ratta võtta. See oleks nagu eriti Hollandi moodi. Aga selles suhtes, et siis peab muidugi natuke arvestama, et see on nagu... Nad sõidavad väga kiiresti siin, need kohalikud. Nad sõidavad kiiresti ja et pead rattaga olema harjunud sõitma mingil määral, aga see ka ei välista selles suhtes, et kui keegi tahab, et siis võib, et see on täiesti nagu tehtav. See on täiesti tehtav ja kes tahab jala minna, see on ka võimalik. Jala on ka võimalik minna, et need vahemad tegelikult ei ole niivõrd kohutavalt suured, et kes tahab nagu jala käia, et näiteks Rahvusraamatukogust ütleme sinna teatri kohta on ka mingisugune, ma ei tea, 40 minutit jala minna, mis ei ole ka nagu täiesti ülemäära, kes tahab tuulutada ja nii edasi. Ja, saab. Ja siis pärast teatrit võib minna välja pubisse, me anname kindlasti paar soovitust ka, kuhu minna või mida teha. Aga see on väga vabatahtlik ja ilma juhendajata. Jah, see on nagu unofficial after party. Siis on meil pühapäev. Pühapäev arvatavasti saab toimuma siis koos Eesti kooliga, et saab ka tunde vaadelda. Ja seal on paar esinejat ka meil päeva jooksul ja loodame kell 2, loodame siis emakeelepäevad kokku võtta. Ja kõik jälle teele saata. Lühike päev. Kui te kell 1 peate rongiga minema Pariisis, te peaks mingi kell 12 võib-olla lahkuma, aga mitte kindlasti varem. Sest et Saudist läheb rong tsentraali mingi, ma ei tea, 7 minutit võib-olla ja sealt juba on rong, nii et te põhimõtteliselt peaaegu nagu nuusutaks lõppu juba. Tegelikult rong läheb veel 1.15. Võt, eriti hea, 12.30 kuni sinnamaani, ma arvan. Ja ilmselt meil saab tee selleks nii kahju, et seda lõppu head aegas ei saa öelda. Aga meil kuidagi ajad ei... Riideriba jätta maha, siis me näitame, et Pariis on... Okei, me lõikame siis midagi enda särgist. Jätke tükk maha. Ja siis ongi jälle emakeelepäevad läbi. Ja laupäeval me panime loengud selles suhtes mõttega natukene lühemad loengud, et siis oleks parem, jääks natuke aega, et kuni järgmine loengupidaja alustab ja seal lõpus jääks ka natuke aega, et omavahel vestelda ennem kui teatrisse minek on. Et oleks natuke nagu hingamisruumi vahepeal. Ja, kui küsimusi ei ole, siis võib kirjutada neid küsimusi meile veel need paar päeva ja kindlasti ennast kirja panna. Me teame, et teil on istekoht olemas ja söök.
aga meie igatahes Pariisi koolist väga ootame juba seda. Me tuleme koos Johannaga ja me oleme juba nii põnevil selle kõige pärast, et aitäh, et te selle suure organiseerimise olete ette enda kanda võtnud. Ma arvan, et see ei ole sugugi nii lihtne, aga kindlasti põnev. Eriti koroona ajal siin ja tormide ja kõige ajal on põnev. Tormidega. Mina ka täna lahkun. Aitäh teile, kõike head ja väga tore oli. Aitäh, Monika. Margit, meile laekus üks küsimus siia. Ja. Pühapäeva kohta, kas meil pühapäeval on ka ülekanne? Ma arvan, koolitundidest on raske teha, võib ju korra minna klassi sisse, aga eks see, kui midagi lisa nii-öelda juba külalised on majas, on lastele ärevuseks ja siis võib-olla tuleb koolitunnist veel vähem midagi välja, et võib-olla niimoodi läbi akna võib näidata, kui suur grupp on ja et mis toimub. Aga ütleme, päris ülekannest tunnist küll ei tee. Aga need, kui meil on 2 loengut ka pühapäevaks pandud, et nendest loengutest küll peaks osa saama. Peame võib-olla laupäeval vaatama ka, et palju inimesi on ja kes loengusse tulevad ja võib-olla peame tegema pooleks inimesed ka, oleneb, kui suur meil on ruum. Jah, meil on väike ruumi küsimus seal. Meiega ootame väga. Kölni kool küsib toitlustuse kohta, arveid kooli nimele väljastada. Kindlasti saab. Me muidugi saadame nüüd uue kavaga, saadame ka juba arvenumbri, et saab toitlustuse eest tasuma hakata. Ja kui on tõesti arvet vaja, eks me siis selle saame ka teha.